Ukraina sõjatuhast on sündinud midagi erilist. Hävitamatu, peatamatu. Metallist masin, mis erineb kõigist teistest ja mida arendab mitte ainult Ukraina, vaid üks tema tugevamaid liitlasi. Rootsi jätab oma jälje Ukraina võitlusele Venemaa vastu ning töötab koos Ukrainaga, et tuua ellu midagi uut. Veel. See uus maismaa robot hoiab sõdureid elus, pannes nad kirstudesse ja see jõuab peagi lahinguväljale. Koosolekud on peetud, lepingule on alla kirjutatud. MOL on tulemas ja Joint Forces'il on üksikasjad. 11. juunil teatas väljaanne, et Ukraina ettevõte AI Drones UA on sõlminud lepingu Rootsi kaitsetehnoloogiafirmaga Njord Technology AB. 16. juunil Pariisis toimunud Eurosatori 2026 üritusel sõlmisid need kaks ettevõtet strateegilise partnerluse memorandumi, millega muudeti ametlikuks kokkulepe, mis toob MOL-i maismaarobotisüsteemi Ukrainasse. See tehing ei tähenda lihtsalt seda, et üks ettevõte ostab teiselt. Ukraina ja Rootsi hakkavad koos tootma MOL-i ning mis Putini jaoks veelgi muret tekitavam, need kaks ettevõtet teevad koostööd ka uute robotisüsteemide arendamisel, mis tuuakse Ukraina lahinguväljale. AI Drones UA selgitab rohkem allkirjastamise päeval avaldatud avalduses. MOL-Madrone on süsteem, mis on välja töötatud reaalse lahinguvälja kogemuse põhjal ning mida täiustatakse pidevalt sõjaväelaste tagasiside abil. Koos Njord Technology AB-ga plaanime Rootsis luua MOL-platvormi ühistootmise, mis suurendab tootmisvõimsust ja kiirendab robotisüsteemide tarnimist, teatab ettevõte. See on Ukraina jaoks tohutu. Uus leping tähendab, et Ukrainal on lõpuks võimalus tuua rindele suures koguses üht kõige morbiidsemalt kasulikumat robotit, mis seales loodud. Miks me nimetame seda morbiidseks? Saad sellest rohkem teada, kui süveneme teemasse, aga see robot on sisuliselt suur ratastel kirst, mida kasutatakse haavatud sõdurite evakueerimiseks rindelt. Kapsel avaneb, sõdur roomab sisse ja veerev kirst toob sõduri turvalisse kohta, kus talle saab anda abi ning ta võib ellu jääda vigastustega, mis muidu oleksid võinud ta tappa. Ukraina toob lahinguväljale, kus Vene sõdurid surevad massiliselt. Kirstu, mis päästab elusid. Iroonia on tuntav. Ja just allkirjastatud leping ei ole esimene kord, kui me kuuleme MOL-platvormist. Kuigi Rootsi on nüüd tootmisesse kaasatud, olid just Ukraina esimese eraldi meditsiinipataljoni spetsialistid need, kes roboti välja töötasid ja esimesena lahinguväljale tõid. Ukraina suur väljakutse. MOL-i eksistentsi esimestel nädalatel ja kuudel oli töötava roboti viimine masstootmisse. Esimene lahendus aitas, kuigi see polnud pikaajaline probleem. MOL kaasati United24 Media ja Ukraina välisministeeriumi erikampaaniasse, mis oli 4. juuniks kogunud $620,000 robotplatvormide jaoks ning tõenäoliselt kogub lähikuudel veelgi rohkem. See raha aitab, kuid AI Drones UA ja Njord Technology vahel sõlmitud ühine tootmisleping on palju olulisem. Nii jõuamegi suure küsimuseni. Mida me teame MOL-platvormi kohta? Alustame sellest, kuidas see töötab, kuna oleme teile juba mõningase ülevaate andnud. Pravda annab teada põhitõed. MOL on mitmeotstarbeline platvorm, mida saab kasutada nii kannatanute evakueerimiseks, nagu me juba mainisime, kui ka tarneüksusena, mis suudab varustust rindel liigutada. Droonile sisse ehitatud kirstulaadne kapsel võimaldab vedada laskemoona, toitu ja muid varustusi, samal ajal kui droon ise suudab toime tulla keeruliste tingimustega, sealhulgas Ukraina talvise lumega kaetud maastikuga, mida sageli näha võib. Militarni annab veidi rohkem teavet, paljastades, et MOL-i esimene versioon ilmus juba 2025 aasta mais. Tol ajal suutis MOL liikuda kuni 70 kilomeetrit tunnis ning see on loodud nii, et suudab taluda kahjustusi, jätkates samal ajal liikumist ja mis kõige olulisem, kaitsta kapslis olevat lasti. Ukraina esimese eraldi meditsiinipataljoni komandöör, kelle kutsung on Tevi, selgitas, mis teeb MOL-ist hävitamatu ja peatamatu masina. Näiteks on meil spetsiaalsed rattad. Kui see sõiduk sai tabamuse ja 2 ratast läksid katki, tulid need küljest ära, aga konstruktsioon on hästi läbimõeldud. Me suutsime ikkagi probleemideta 10 kilomeetrit tagasi sõita. Seetõttu ei ole isegi tühjaks lastud rattad selle tagasipöördumisel takistuseks. Ukrainal on käes peaaegu võitmatu maismaarobot. Ja selle uus leping Rootsiga tähendab, et palju MOL-e jõuab väga varsti lahinguväljale. Räägime korraks sellest kirstu teemast. MOL-i tutvustavas videos näitas UATV English meile täpselt, kuidas MOL-i huvitav kapsel töötab. Kirstutaoline kandeseade kirjeldati esmakordsena mehitamata maismaa platvormide puhul, kuna enamikul neist on ratastele paigutatud pigem kanderaamilaadne lahendus. Selline lahendus töötab piisavalt hästi siis, kui risk on väike, kuid see jätab kõik, mida kantakse, avatuks ja kaitseta.
Otsesed tabamused muutuvad probleemiks, kuid isegi kaudsed tabamused võivad põhjustada lasti või inimeste mahakukkumise ning nad ei pruugi enam platvormile tagasi pääseda. Kirstulaadne kapsel muudab selle kõik. See ümbritseb kõike või kõiki, keda veetakse, tugeva kestaga, mis kaitseb plahvatuste ja metallikildude eest. Pilguheit sissepoole ainult süvendab seda analoogiat, sest näeme pehmeid kanderaame kuigi rihmadega, et kinnitada kõike, mida transporditakse. Me loodame, et päris kirstus pole selliseid rihmasid vaja, kuigi need võiksid kasuks tulla, kui zombiapokalüpsis peaks kunagi saabuma. Me kaldume teemast kõrvale. UATV video annab meile ka aimu, kuidas MOL tegelikult töötab. Paneeli taha peidetud on juhtimissüsteem, millega droon sisse lülitatakse. Pärast seda juhitakse kõike puldiga, mis näeb välja täpselt nagu tavalise kaugjuhitava autosüsteem. Roolimiseks kasutatakse 2 väikest kangi. MOL-il on parkimisrežiim, rattalukk, tagurpidi käik ning see suudab liikuda nii madalal kui ka suurel kiirusel. See kontrollitase on ülioluline. Ukraina ei soovi, et robot, mis peaks olema sõduri päästja, liiguks saabudes nii kiiresti, et juhtuks õnnetus. Sõdur, kes UATV videos juhtelemente demonstreerib, paljastab, et ta on olnud robotit juhtivas üksuses vaid mõned kuud ning on juba omandanud kõik, mida tal roboti kohta teada on vaja. See on hea. Mida vähem aega õppimiseks kulub, seda kiiremini saavad operaatorid MOL-i lahinguväljale tuua ja elusid päästa. MOL-il on ka modulaarne arhitektuur, mis tähendab, et seda saab vajadusel hõlpsasti kohandada konkreetsete missioonide jaoks. Lisaks tagavad platvormil kasutatavad jämedad rattad, et see suudab toime tulla enamiku maastikutüüpidega. Kuid võib-olla kõige olulisem asi Ukraina jaoks on raha. Nii muljetavaldav kui MOL ka poleks, on seda süsteemi üllatavalt odav ehitada. Üks MOL maksab sõltuvalt robotis kasutatavast sidelahendusest Pravda andmetel $22,000 kuni $33,000. Võrdluseks, The Guardiani andmetel tõstis Ukraina hiljuti rindesõduri keskmise kuupalga $7,000, mis teeb aastas $84,000. Selle raha eest saaks Ukraina osta 2 või 3 molli, mida saab kasutada meditsiini- ja logistikaoperatsioonides osalevate rindesõdurite asendamiseks. Muidugi on rindesõdureid endiselt vaja lahingute jaoks, kuid mida rohkem sõdureid suudab Ukraina robotitega asendada, seda parem. Ja veelgi enam, lisaks kirstukapslile on mollil mitmeid eeliseid võrreldes paljude teiste maismaa robotisüsteemidega, mida Ukraina juba kasutab. Võite mäletada, et me rääkisime teile varem, et MOL suudab liikuda kuni 70 kilomeetrit tunnis. See tundub kiire maismaa roboti kohta ja teil on täiesti õigus. UATV paljastab, et enamik maismaa roboteid suudab saavutada maksimaalselt 35 kilomeetrit tunnis, kuna nad kasutavad elektrimootoreid. MOL on erinev. Sellel on sisepõlemismootor, mis annab rohkem võimsust ja võimaldab suuremat kiirust. Elu- ja surma olukorras võib robot, mis suudab sõna otseses mõttes kahekordistada teiste võimaluste kiirust, olla otsustava tähtsusega. Selle tüüpi lahenduse muud eelised tulevad eriti hästi esile Ukraina karmidel talvedel. Külm ilm ja eriti pakane võivad põhjustada akude palju kiirema tühjenemise. See tähendab väiksemat kiirust ja mis veelgi olulisem, lühemat vahemaad, mida robot suudab läbida. MOL-il ja selle sisepõlemismootoril seda probleemi ei ole. Kuni paagis on kütust, ei peata ilm, MOL-i. Külmunud ja vigastatud sõduri jaoks on see oluline erinevus MOL-i ja enamiku teiste maismaarobotite vahel tohutu. Me mainisime ka MOL-i modulaarset külge. Roboti tagaosas on fiiberoptiline ühendus, mis viitab sellele, et fiiberoptilist lahendust on testitud. UATV paljastab, et nad on seda tõesti testinud, kuid testid ei läinud hästi, sest fiiberoptilised kaablid võivad lahti tulla, kui robot sõidab maastikul, mida MOL peab läbima. Selle idee juurde võidakse tulevikus tagasi pöörduda, kui Ukrainal on olemas sobiva pikkuse ja tugevusega kaablirullid, mis muudavad selle teostatavaks. Siiani on see kõik väga muljetavaldav. MOL-i näol on Ukrainal maapealne droon, mis päästab elusid, tuues vigastatud sõduritele kirstu. See on modulaarne, mitmeotstarbeline ja tänu uuele Ukraina ja Rootsi vahel sõlmitud lepingule hakatakse seda peagi masstootma. Aga me ütlesime teile video alguses, et MOL on sepistatud Ukraina sõjatuhast, et olla peaaegu hävitamatu. See polnud liialdus. MOL on juba lahingutes testitud ja on tõestanud, kui vastupidav ta on. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate The Military Show'd. Sellest, mida näete, on palju rohkemgi tulemas, nii et kindlasti tellige kanal, et ei jääks ühest videost ilma. Viime teid tagasi novembrisse 2025. Sellel kuul kutsuti tegevusse Ukraina esimene eraldiseisev meditsiinipataljon ja kasutusele võeti MOL. Sel ajal oli see maapealne robot veel üsna vähetuntud ja teda ootas ees raske ülesanne. The Insideri teatel sai üks sõdur lahinguväljal vigastada, kuid see polnud tavaline vigastus. 33 päeva oli see sõdur ellu jäänud tänu lahingumeedikute abile, kuid aeg hakkas otsa saama.
Ukraina oli juba proovinud evakuatsiooni maapealsete robotitega, tegelikult mitu evakuatsiooni. 6 robotplatvormi olid alustanud teekonda haavatud sõduri juurde, kuid need hävitati teel. Olukord muutus meeleheitlikuks ja MOL kutsuti välja. Ukraina uus droon alustas pikka teekonda, kuid kui ta jõudis lähemale asulale, kus haavatud sõdur lamas ja mis oli Vene okupatsiooni all, oli tragöödia peaaegu juhtumas. MOL sõitis üle jalaväemiini, mis plahvatas. Iga teise maismaaroboti jaoks oleks see tähendanud lõppu ja Venemaa oleks saanud kirja panna 7. evakuatsioonikatse, mille ta oli peatanud. Aga MOL jätkas liikumist. Isegi kahjustatud rattaga suutis see jõuda vigastatud Ukraina sõdurini. Kirstukapsel avanes, sõdur tõsteti sisse ja MOL alustas tagasiteed, hoolimata kahjustatud rattast. Ideaalmaailmas oleksid sellega katsumused lõppenud. MOL oleks probleemideta tagasi jõudnud, kuid Ukraina lahinguväljad on kõigest muud kui ideaalsed. Tagasi teel ründasid MOL-i mehitamata õhusõidukid. Venemaa teadis, mida robot vedas ja tahtis olla kindel, et haavatud sõdur elusalt tagasi ei jõua. Ükshaaval ründasid droonid, kuid nad ei suutnud MOL-i peatada ja mis veelgi tähtsam, nad ei suutnud läbistada uskumatult tugevat kapslit, mis kaitses haavatud sõdurit. MOL jäi ellu ja pärast kurnavat 64 kilomeetrist teekonda, millest 37 kilomeetrit sõideti vigastatud rattaga, jõudis MOL baasi tagasi. See päästeoperatsioon näitab meile, et MOL on palju enamat kui lihtsalt pädev. See on hävitamatu. Venemaa kasutas roboti vastu kõike, mis tal oli, kuid ikkagi ei suutnud nad MOL-i eesmärgi saavutamist takistada. Pravda avaldas, et soomusteras, mida kasutati kirstukapsli valmistamiseks, päästis sõduri elu. 2025 aasta novembris ning roboti sisse ehitatud tugevad minitraktori rattad võimaldasid tal miiniplahvatusest ellu jääda. See kahjustatud ratas hoitakse nüüd esimese eraldi meditsiinipataljoni juhtimispunktis Ukraina uue masina tugevuse mälestusesemena. Sellest ajast alates on MOL-iga tehtud veelgi rohkem missioone. Aga just selles ühes loos näeme me kõike, mis teeb AI Drone SUA ja Njord Technology vahelise lepingu sõlmimise nii oluliseks. MOL on lahingutes testitud. See on tõestatud elupäästja ja nüüd jõuab see Ukrainasse suuremas koguses kui kunagi varem. Aga see, mida me tegelikult selle uue lepinguga näeme, on väike näide palju suuremast liikumisest, mis toimub praegu Ukraina sõjaväes. Maapealseid roboteid on mitmel põhjusel peetud tuleviku lahenduseks rindel. Ja see leping näitab lihtsalt, kuidas Ukraina kiirendab robotite kasutuselevõttu oma võitluses Venemaa vastu. MOL-i ja teiste maapealsete robotplatvormide peamine eelis seisneb selles, et need vähendavad Ukraina eesliini sõdurite riske, eriti neil, kes tegelevad meditsiiniabi andmise või logistika korraldamisega. Esimesel juhul ei pea Ukraina enam riskima evakuatsioonimeeskonna saatmisega rindele, kasutades selleks sõidukeid ja mõnikord ka helikoptereid. Need meeskonnad koosnevad tavaliselt 4 inimesest, kes kõik peavad vigastatud sõduri rindelt äratoomiseks end Vene tule alla seadma. MOL-i opereerib 6-liikmeline meeskond, kellest ükski ei pea tegelikult rindele minema. Rünnak evakuatsiooni meeskonna vastu tähendab lihtsalt rohkem vigastusi ja surmasid, aga rünnak MOL-i vastu, te olete näinud, kui vähe mõju sellel võib olla. Kui vaadata laiemalt kõiki robotplatvorme, siis Ukraina maismaarobotid päästavad juba tohutult palju elusid, nii otseselt kui ka hoides sõdureid rindest eemal. West Pointi kaasaegse sõjainstituut märkis märtsis, et Ukraina kindralstaabi hinnangul on maismaarobotite kasutuselevõtt vähendanud isikukaotusi kuni 30% alates nende sõjaväkke toomisest. Riigi jaoks, mis on pidanud taluma üle 4 aasta sõda ja millel on tõenäoliselt 500 kuni 600 000 vahel kaotusi, on selline vähenemine tohutu. Sõdurid püsivad kauem elus, kui maismaarobotid on kasutusel ja see tähendab lõpuks, et Ukraina kaitsevõime püsib tugevana. Ukraina näeb selgeid eeliseid ja on alates 2024 aastast järk-järgult suurendanud maismaarobotite kasutamist. Kaasaegse sõjainstituudi sõnul tootis Ukraina 2024 aastal umbes 2000 sellist masinat. 2025 aasta lõpuks oli aastane toodang tõusnud 15 000-ni. Ja insideri andmetel plaanib Ukraina 2026 aasta esimese poole lõpuks olla sõlminud lepingud 25 000 maismaa robotisüsteemi tootmiseks, mis viitab sellele, et aasta lõpuks püütakse jõuda umbes 50 000 nii. See kiiresti kiirenev tootmisgraafik on hakanud vilja kandma. 2025 aasta lõpupoole tegelesid maismaarobotid umbes 90% logistikaoperatsioonidest vaidlusalustes Pokrovski ja Mõkolaživi linnades. Hüpates edasi aastasse 2026 on Ukraina täielikult panustanud selliste platvormide kasutamisele. 13. juuni raportis ütles Mets, et Ukraina on 2026 aastal paigutanud rindele 1028 maismaaroboti kompleksi ning need kompleksid on seni täitnud umbes 50 000 missiooni. Igaüks neist missioonidest oleks varem seadnud ohtu inimsõduri elu.
väljaande sõnul on Ukraina 2026 aastal standardiseerinud ka 60 maismaaroboti tüüpi, mis tähendab, et nad on loonud protsessid massiliseks tootmiseks palju enama kui ainult molli jaoks. Euromaidan Press lisab, et Ukrainas töötab nüüd 100 ettevõtet maismaarobotite kallal. Kui Venemaa alustas oma sissetungi, ei tegelenud selle tööga mitte ükski ettevõte. Ukrainasse on tulemas terve armee maismaaroboteid. MOL on neist lihtsalt üks muljetavaldavamaid. Maismaarobotite tootmise ja kasutuselevõtu arvu kasvuga kaasneb ka üha rohkemate üksuste õppimine, kuidas neid olulisi seadmeid kasutada. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel kasutab nüüd maismaaroboteid 230 üksust varasema 117 asemel. Ja Ukraina president Volodymyr Zelenski on kutsunud üles tihedamale koostööle valitsuse ja Ukraina tööstuse vahel, et tagada maismaarobotite tootmise veelgi suurem kasv. Kõik peavad mõistma, et see puudutab elude päästmist, kuulutab Zelenski. Ja MOLis on Ukrainal robot, mis on spetsialiseerunud just sellele ja seda mitmel erineval viisil. Ja nii jõuamegi tagasi molli juurde. On lihtne taandada see uus maismaarobot ratastel kirstuks, mida kasutatakse elude päästmiseks, kuid see on palju enamat kui see. See robot esindab seda, mis on teinud Ukrainast Venemaa jaoks 4 aasta jooksul nii kõvaks pähkliks. Pidev innovatsioonivoog, mis keskendub lahinguvälja tegelike probleemide lahendamisele, on muutnud Ukraina üheks maailma kõige surmavamaks võitlusjõuks. Ja sellised robotid nagu MOL on loodud selleks, et tagada selle surmavuse säilimine nii kaua kui võimalik. Ja kui tint kuivab järjekordsel uuel lepingul Euroopa partneriga, võib MOL seista ka monumendina liitudele, mille Ukraina on rajanud pärast Venemaa sissetungi. Ukraina ja Rootsi on tõepoolest loonud midagi, mida ei saa hävitada. Kuid mitte ainult MOLi ei saa peatada. Nende 2 riigi liit kestab kaua. Ja Putini jaoks, kes on mees, kes elab kaose ja lõhede tekitamisest, on selle uue kokkuleppega näidatud ühtsus nagu pistooda südamesse. MOL on tulemas. Ja me juba teame, et miinid ja droonid ei suuda seda peatada. Kuigi oleme selles videos keskendunud mollile ja maismaarobotite kasulikkusele elude päästmisel, suudavad Ukraina robotid palju enamat. Nad ei ole ainult elupäästjad ja varustuse kandjad. Mõned neist on tapjad. Jaanuaris leidis üks Ukraina üksus viisi, kuidas muuta maismaarobot Venemaa vägedele surmatoojaks. Kui ühendada see robot 12 tankitõrjemiiniga, siis boom, see tähendab ühe Vene üksuse lõppu. Saate sellest juhtumist ja tuleviku kohta, millele see viitab, rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et te ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina viimaste tehingute ja maismaa robootika uuenduste kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!